et oled tagasi siin meiega. Selles vlogis minul oli puhkuse nädal, ehk siis siin vlogis ma näitangi, mida ma puhkusel tegin, kus ma käisin, ma veid shoppasin, ma näitasin, mida ma siin shoppasin, mis mingid protseduurid ma siin käisin. Siin me siis jah, siis me käisime siin nädalavahetusel mööblipoodides. Sa vaata seda, see on nagu istuksid Rolls-Royce'is tagapingil. Ostsime koju ka paar uut asja, tellisime ära. See on see, mida me nüüd panime alla praegu kokku. Ostsime ära. Vaata lõpuni, et näha, mis me ostsime. Ja maksis. Ja siis me käisime solaleva peal. Ma käisin Hyroxi võistlustel ka koos isaga. Seda näitame ka. Pane kohe like ja subscribe-ikene ära. Ma olen nii tänulik kõigile, kes seda teinud on, sest et neid subscriberid on tulnud juurde. Ma olen super mega tänulik, nii äged jälgid ja kes on kommenteerinud, teie olete eriti ägedad, te olete mul lemmikud. Sest et nii tore on, kui inimesed elavad kaasa ja ka mõtlevad kaasa. 84% vaatajatest pole meil subscribe'i. See oli eelmise nädala statistika. See on ka nüüd, nii et mida sa ootad, pane subscribe, pane like ja seal on meile väga palju jaksu ja jõudu motivatsiooni, et teha veel videosid. Ja, ühesõnaga ka nüüd, head videod. Täna on meil teisipäeva õhtu juba käes, see vist selle nädala esimene vlog. Igal juhul me tulime jalutama. Me tegelikult hakkasime jõusaali minema, ütlen ausalt, ja parkla oli nii täis. Me tegime seal mingi, ma ei tea, mitu tiiru ja mitte kuskil ei olnud autot panna. Ja siis me otsustasime, et okei, me siis hoopis tuleme jalutama. See ei ole kindlasti võrdne jõusaaliga, aga võib-olla võtame seda kui märki, et võib-olla ei pea veel jõusaali minema, puhkame natukene. Võib-olla on see lihtsalt vabandus, miks me lõpuks ei läinud, igal juhul. Aga pole hullu, läheme homme ja täna siis veel teeme üks mõnus jalutuskäigukese lihtsalt siin. Naudime oma huudikest veel. Meie, see on Õismäe tiik või? Kuidas ma ei tea, ühesõnaga Õismäel asuv tiik. Nii et teeme oma huudikeses veel tiire nii kauaks, kui meil seda huudikest siin veel on. Ja hei hoopis teie meil on kätte jõudnud nüüd kolmapäev ja mina olen tulnud jälle kesklinna ja lähen siia Fire and Ice stuudiosse jalakompressiooni tegema. Ma olen siin varem ka käinud ja kuna mul oli pool maratonikene, siis ma nüüd tahangi, et siis proovin oma jalgadele anda võimalikult head taastust. Ja esmaspäeval ma käisin ka lihtsalt terve keha nagu massaažis. Ja täna ma lähen nüüd ja siis lasen siia jalakompressiooni veel ka teha. No nii, siin me siis nüüd kompressioon massaažis, siin tõmbab jalad niimoodi korralikult kokku, ülevalt alt niimoodi erinevatest kohtadest. Paneb nüüd vere paremini ringi käima, aitab lihastel paremini taastuda ja nii edasi. Ja ma olengi siin niimoodi pool tunnikest. Nii, mul on seal krüokeses käidud. Ma hakkasin mõtlema, et ma vist ei rääkinud isegi siia teile vlogikesele, et mul on puhkus see nädal. Nagu, vist, I guess. Nii harjumatu, ma nagu ei võta üldse väga puhkuseid, ma ei ole üldse puhkuse. Ma olen hästi kehv puhkusevõtja, kui ma töötasin varasemalt Lemon Gymis siin kunagi peaaegu 3 aastat, siis ma võtsin selle aja jooksul reaalselt, ma pean jooksma ühe korra puhkust. Mul ei tule meelde mitte ühtegi korda rohkem, ka ainult üks kord, peaaegu 3 aasta jooksul. Ja mul on kogu aeg olnud sellised tööd, et ma nagu saan arvutist suht kõike teha, toimetada ja mul on isegi reisidel olnud arvuti kaasas, ma olen ka siis teinud tööd. Et ma kuidagi olen nagu, ma ei tea, ma üldse nagu ei kipu puhkust võtmas, mul on tunne, et kogu aeg vaja midagi teha, nagu kogu aeg ongi vaja midagi teha ja ma tean, et tegelikult tuleb lihtsalt põhimõtteliselt nagu sundida ennast võtma seda puhkust, sest puhkust on vaja ja töö ei saa nagu mitte kunagi maailmast on ju otsa selles mõttes, et tööd on niikuinii kogu aeg teha. Ühesõnaga, ehk siis niikuinii on alati midagi teha ja kui jääd ootama kuidagi seda aega, et ma ei tea, tööd ei ole ja siis võtan puhkuse, siis seda puhkust ei tule mitte kunagi. Nii et igal juhul mul on nüüd praegu puhkuse nädal, mul ei ole ühtegi puhkuse plaani ega midagi. Põhimõtteliselt lihtsalt kulgen. Mis ma siis endale tegingi, oligi lihtsalt see, et ma olen suht kodune, aga ma panin endale igasuguseid, ma käisin massaažis, siis mul täna on see Fire and Ice, siis ma täna veel lähen ka ühele siuksele protseduurile nagu B-flexi. Ühesõnaga,
mis peaks olema siis siuke, ma ei tea, nahka siluv, trimmiv, midagi sellist. Noh, ta on nagu sarnane protseduur, nagu on need mingid LPG-d ja endosfäärid ja midagi sellist peaks olema. Nii et ma lähen vaatan sinna või noh, lähen sinna veel täna ja homme vist ei ole mul otseselt midagi. Ma lähen vist lumisse filmima ja siis mul on küüned ja ühesõnaga suht siuke kulgengi, puhkan, chillin ja siuke päris põnev. Nii, ma tulin oma pakile järele, mul on palsnäks saadnud pakikese. Siin peaks olema Ossi krõpsud sees, aga ma ei tea, see on suht suur pakk, nii et ma ei tea, kas siin on veel midagi või siis ma sain jube palju Ossi krõpsu lihtsalt, aga avame kodus. Ma olen kodus ja ma tegin selle poolsnäki paki lahti ja look at this. See ongi lihtsalt täiesti täis Ossi krõpse. Ja neil on nüüd see fitlab sildike peal, sest need on reaalselt nagu selles mõttes ülihea koostisega. Siin on 100 grammi kohta 72 grammi valku, mis on mega, nagu kui sa võrdad mingi tavakrõpsudega, need on ainult põhimõtteliselt süskarit ja rasva täis. Ja jah, ehk siis kes tahavad mingi näksida, snäkkida, midagi krõpsu taolist, aga heltimat versiooni, siis need Ossi krõpsud on ülihea koostisega. Nad on küll jah, üsna nagu soolased, et ikkagi nagu mingi väga üle ei tasu nendega panna, sest need sisaldavad ikkagi päris palju soola, aga samas see üks pakk tähendab on ainult 40 grammi ja selles mõttes ei ole midagi hullu. Et siis on siin mingi 1,3-4 grammi umbes soola, et see on nagu fine, aga päris jah, mingid pakkide viisi nagu pole mõtet sisse ajada. Aga jah, kes ei ole neid söönud, siis ma väga soovitan. No nii, ma olen jälle teel ja nüüd ma lähen siis sinna Beef Flexisse. Vaatame, mis protseduurikene see on. Ma lähen siin Beef Flexis nüüd, ma ei saa ennast väga näidata, sest meil on siuke väga huvitav kostüüm. Ühesõnaga see toimub siukses valges kostüümis ja siis siia tehakse siukse masinaga seda protseduuri. Tõin siis Kennile tööle veits süüa juurde, sest ta tahab täna väga pikalt tööd teha ja vaadake seda, tal on kiivri peal Ken kui kirjas. Nii naljakas teemes, näita oma käsi. Nii hallid. Naljakas. See on nagu albiino. Ma ei tea, see on kuidagi nii nunnu selle kiivriga. See on nagu see mootorratturiir või mis asja need on? Nunnu. Tavai, raba tööd nüüd. Siin aega rääkida. Raba tööd. Make some money. We have home to build. Mina lähen koju Legosse. Heipa, meil on neljapäeva hommik, kell on 7:55, ma olen juba trennis. Teen kelku. Kuidas ma nüüd kelku täna? Alakeha pole ammu teinud peale. Ja eelmine nädal oli rahulikum nädal, sest oli maraton ja siis peale maratoni ka. Ega nüüd ei olegi väga, või noh, ei olegi veel üldse nagu alakeha treeninud. Nii et, aga päris okei on isegi, või noh, väsitav ikka, aga väljaasted ma ei saa veel teha mingi mega raskusega, ma tunnen, mul ikkagi põlvedel väljaasted tehes on nagu veits siuke ebamugav nagu ikkagi liigeses. Nii et väljaasted ma teen ilma raskust, et ta lihtsalt siuke rahulikult kontrollitud mõnusalt, et ei rapsi kuidagi. Kuidagi nagu treenid harjutusi jõuad teha, harjutustad ei ole nagu midagi väga hullu, aga nagu taastumine on kuidagi mega raske. Teed nagu harjutuse ära ja siis pulss on nagu nii laes kuidagi ja hingeldad ja nagu nii kaua võtab aega, et kuidagi ära taastada, et nagu uut seeriat hakata tegema. Ehk siis päris crazy ja mul on nagu kõrvad lukus, ma ei tea, mul on niisugune nagu ma oleks öösel ennast uuesti nagu kuidagi ära külmetanud. Mul on nagu nina jälle rohkem kinni, kui juba vahepeal oli. Kõrvad arjad lukus, vahepeal mingi tunnedki praks, siis jälle läheb kinni tagasi nagu sõnaga siuke. Nagu tegelikult mulle meeldib, tegelikult on nagu mõnus, ma olen nagu hea, et ma olen trennis tagasi ja tagrassin, aga nagu veits on tunda, et veits on ikkagi keerulisem. Aga mis seal ikka, pingutame edasi ja küll tuleb kõik tagasi. No nii, ma olen nüüd nagu näete ennast
teinud täitsa ilusaks. Ühesõnaga, ja ma lähen Luminescence'isse filmima. Ja selline ongi mu põhiline plaan täna. Ehk siis, jep. Ma käisin nüüd Luminescence'is ära ja mul oli vahepeal tulnud 2 siis kirjad, mul on tulnud pakid, on ju. Ühesõnaga, ja mul ei ole õrna aimuga, mis paks on. Nagu ma tellisin endale jagast jalanõud, nii et ma arvasin, et see on see pakk, aga nagu need ei ole ju jalanõud. Ja austöödes ma ei kujuta ette hetkel, mis siin on. Aga no, ilmselt saame varsti teada. Aga mul tuli ka teine pakk, mis on Airili pakk. Ehk siis Airilis oli see esmaspäev ja ma kasutasin seda ära. Saate aru, see puhkus mõjub mulle laastavalt. Sest nagu, okei, ma siis räägin kiirelt. Ma ei ole üldse shoppaja. Ma ei tea, ma ei viitsi, kuidagi mind ei huvita, ma ei ole kunagi olnud mingi shoppaja inimene. Ma nagu, ma ei tea, ma ei taha nagu riiete peale raha väga panna. Kuidagi, ma ei tea, ma ei ole mitte kunagi nagu olnud, ma kannan nagu kõik oma riided suht mingi ribadeks. Ma käin suht tihti nagu, jah, kannangi nagu samu asju, mitte nagu kogu aeg iga päev mul ikkagi on ju riideid, aga ma ikkagi nagu, ja ma ei ole üldse shoppaja ja ma olen mingid, ma ei tea, mul on nagu olemas mingid asjad, ma saan nagu hakkama nendega, on ju. Sest ma ei tea, iga kord, kui ma vaatan mingid ägedad asju, siis ma mõtlen, vaatan nagu, et see sama raha, ma saaks selle raha ju panna nagu kuskile palju targemasse kohta. Ma saaks selle sama raha investeerida, mitte mingi riideid kulutada. Võib-olla see ongi ka põhjus. Osaliselt see kindlasti on põhjus, et ma olen väga kehv shoppaja ja nagu laristaja niimoodi. Ja tänu sellele võib-olla ma saan nüüd endale seda kodu lubada, mida me siin on ju ehitame. No võib mõelda küll on ju, et ma ei tea, kodu maksab 100 000 riided maksavad, ma ei tea, 100 eurot on ju tükk. Siis pikas plaanis see ikkagi teeb, ma arvan, väga suure vahe, mitte ma arvan, et ma tean. Ja ma ei ole nagu kunagi, mul on aastaid olnud pigem see, et ma panen iga kell raha kõrval, iga kell investeerin, enne kui shoppan. Nagu jaa, mingi aja tagant ma ikka ostan mingid asju, sest nagu vahepeal on ikka mingid riideid vaja, mingid riided kuluvad nagu läbi ja noh, aeg-ajalt ikka, aga suures pildis ma ikkagi olen nagu väga vähene harv shoppa. Ja nüüd puhkusel, mul on aega. Ja siis ma nagu avastan siukseid asju. Ma reaalselt tegelikult ma tean, mul on jagas, peab tulema 3 pakki. Ja Airilis siis ka. Rohkem tegelikult ei ole. Aga siiski. Kuna mul nagu oli aega, siis ma nagu surfasin. Kui mul oleks töönädal, siis ma ei oleks kindlasti neid asju endale, ma arvan, ustnud. Aga mis siis tegelikult vahepeal kuluvad riided ära, vahepeal võib natuke lubada ja kõik olid meil nagu head hindadega ka. Et mingid kallid asju ma kindlasti ei oska, mingi kallid brändiriided. Pole üldse minu teema nagu. Nope. Andke see raha või ma jätan selle raha iga kell alles ja täidan sellega mingeid muid unistusi, kui ostan riideid. Nii, aga ma proovin teile näidata ka, mis ma siis tellisin. Sellised teksad, Airilist on need. Need on päris okeid, enam-vähem. No, ma arvan, et ma kannan neid, ma ei ole nagu mingi mega super fänn. Ma ei tea, mul on lihtsalt nagu nii keerulised jalad, mul on nagu ülilaiad puusad. Samas mul jäävad nagu suht tihti, neid on ka tegelikult ikkagi, nad jäävad nagu, noh, siit tagant sellised on ju, näete. Sest et noh, keskosa mul on nagu, jah, kitsam ühesõnaga, et mul on nagu mega raske teksast leida, tegelikult tüke tellimine on väga riskantne. Aga ma ei tea, enam-vähem. Ja selline pluusikene ka, see on küll nunnu, vaadake. Siin on nagu need kroogitud või kuidas öeldakse, on ju. Siit läheb siuke õlakene üle. Siit läheb niimoodi pealt. No tegelikult kui tahad, saad niimoodi ka panna, on ju. Mulle isegi meeldib, kui ta on nagu veits nii. Siit. See on nagu nunnukas. Nii, siis ma ostsin siuksed tagi. Nagu, kui haigel on. Üldse nii haige, tegelikult ma reaalselt läksin just peegli ette ja siis ma mõtlesin, et ma reaalselt nagu just eelmises klipis rääkisin, et ma ei ole üldse shoppaja, on ju. Ja tegin just Instastorid selle teemal, et ma nagu terve elu pole üldse mingi shoppaja tüüpolt, nagu kannan suht kõik oma riided vaata ribadeks, mind väga nagu, no lihtsalt ma ei tea, ma ei ole. Ja siis nüüd teen mingisugust mega hauli teile siin, on ju, et vaadake kõik, mis ma endale shoppasin ja ostsin, aga reaalselt ma ei olegi nagu ka ostnud endale üliammu mingeid asju. Okei, ma käisin tegelikult Tempsiga Kirbukas, ma sealt midagi ostsin. No, mul on nagu see teema ka, et kui ma juba ostan ka, ma ei tahtsi nagu väga kalleid asju osta nagu mitte kunagi. Ma tahan nagu mingid odavaid asju ja soodukatega asju. Nagu need olid ka mingi -50% kõik suht, mis mul seljas on.
ja siis käisimegi nagu EMS-iga ka kirbukates, sest et nagu sealt sa saad nagu hea hinnaga on ju mingit kraami. Ühesõnaga sealt ma ostsin küll topikese. Anyway, aga tšukke tagi. Nagu see pole üldse minulik tagi tegelikult. Aga, no ma ei tea. Äkki kannan. Nagu nii halb nurka, ma ei oska üldse kuidagi hästi filmida ennast. Ehk siis, jah, see tegelikult ei ole üldse siuke minu stiil. Ma ei tea, mul ei olegi stiili, aga nagu tegelikult siuke täitsa numpsik ju. Nagu suvel vahepeal äkki võiks kanda küll. Yes, no ma ei tea, andke mulle teada. Öelge mulle kommentaariumis, mida te arvate minu ostudest. Nii, järgmine asi. Kui cute! Võt see on mega nunnu. Jällegi asi, mis pole üldse minu moodi. Aga nagu siin on siuke vestikene must. Ja siis all on nagu see valge ongi juba nagu sellega koos komplektis. Et see ma ei pannud seda nagu kuidagi eraldi siia alla. Aga siuke. Need on küll kõrge kaalusega on ju, ehk siis siit veid soojem. Ehk siis ta ei ole võib-olla päris praeguse ilma asi. Aga nagu see on päris cute'i. Ja viimase asja ma näitan siit peeglis, sest siin lihtsalt on kuidagi parem näha. Ja täitsa lambist oli mul käes just see patsikumm, mis matchib vaadake selle outfitiga ideaalselt. Igal juhul selline kostüümikene, hele roosa, siuke pastelne, veidi nagu tuhmim. Natuke paistab läbi, on tegelikult või ei paista läbi, aga lihtsalt on nagu hästi õhukene. Et tegelikult ei ole nagu midagi hullu selles mõttes täiesti kantav ilusti ja ei ole nagu midagi tegelikult läbi näha. Lihtsalt siuke hästi õhuke materjal, mis jah valguse käest niimoodi kergelt kumab läbi, aga ta nagu ei paista läbi. Igal juhul väga mõnus, siuke hästi õhuke, kerge suveks. Täiega teema. Nii, ja see teine pakk oli LED-mask, mis ma tellisin endale. Ja saate aru, sellega on ka see, et ma juba, nagu ma olen näinud nagu nii pikalt, et inimesed kasutavad, on ju. Ma on kuidagi ammu juba tahtsin, vaata, hästi paljud kostavad seda Northern Beauty oma, aga ta maksab ka ikkagi mingi 2-3 sotti. Ma lihtsalt ei raatsi osta. Ja nüüd esmaspäeval see oli on ju sooduses. Ja ma ikka ei raatsinud osta ja ma olin lihtsalt mingi, aga ma tahan seda, aga ma ei raatsi osta. Ja siis ma läksin Jagasse ja vaatasin, et kas Jagas keegi müüb nagu neid LED-maske ja seal müüdi ka neid, mida Northern Beauty müüb, noid samu täpselt. Aga nad olid ikka suht kallid ja ma ikka ei raatsinud. Aga seal müüdi ka mingi teisi brände ja siis ma ostsin hoopis siukse mingi Style Pro. Ma guugeldas, seal oli nagu mingi teisi ka, ma guugeldasin neid natukene. Ja ma ei tea, see Style Pro ikkagi tundus nagu väga normaalne ja ta oli veel niimoodi, et mingi 50 euri ja siis ma tegin sinna Jagas selle pakkumise veel, et ma saaksin 40 euriga, siis ta pakkus mulle vastu 45 eurot, siis ma ei mingi okei. Ehk siis ma ostsin nüüd selle endale ikkagi ära ja praegu ma viitsin seda tegema hakata. Ma loodan, et mul jätkub muidu seda järjepidevust, et seda hakata endale tegema ilusti. Sest et nagu skin iga võiks ju tegeleda. Nagu vanus hakkab ka ikkagi peale tulema, eks ole. Ja nüüd on aeg minna küntesse. Issand, mis pots. Lipa-lapa, aga let's go. Nii, küünekesed. Issand, ei ole näha, kuidas pidi ma nüüd näitan. Ma näitan siit telefonilt. Ühesõnaga siuksed heleroosakesed nunnud. Need heleroosad otsad. Väga cute. Helena, ma jään kinni. Tähendab, sain välja. Tahtsin üles ka sõita. Nii et küüned korras. Helena juurde minna pole mõtet. Tal aega niikuinii ei ole. Aga minu jaoks leiab vähemalt. Ola, issand, kus pani näkku praegu mulle telefoni. No tere. Mis No tere. Mis me siin kokku sepistasime? No, me korraks eelmises selles vlogis näitasime ka, et ülemise garderoobi pakkumine ja ühesõnaga mega kallis on igal pool, eks me ikkagi tulime oma Igea juurde lõpuks tagasi. Ja see on see, mida me nüüd panime alla praegu kokku ja see on nagu ainult 400 eurot. Ja uks ei ole. Aga uksi siin ei ole. No meil on tegelikult see, et alla koridori me ikkagi tahame nagu ustega. Ja tegelikult, miks me tahtsime kindlasti tellida, muidu oli kas... Vaata, ma ei taha nüüd mis asju. Okei, las näita. Vahet jälle selle. Saab, ühesõnaga, et me tahtsime, et oleks kindlasti nagu laeni see kapp.
aga noh, nagu näha, siis siuksed eritellimused on nii kallid, ehk siis me ikkagi praegu võtame siit niimoodi, et meil jääb siia kodus laeniruumi. Las need ülemised asjad olla, see on häiriv, kui see niimoodi imeelikult näitas. Ühesõnaga. Ja siis me ikkagi võtame siit praegu ja me proovime siukest natukene ise teha ja paneme hoopis eraldi siia mingid uksed ette. Niimoodi, et laeni välja ja siia paneme plaadi ja uksed. Ehk siis siuke väike DIY. Ehk siis Ken teeb. Ehk siis Ken teeb loodetavasti. Kas ostame jah õiges mõõdus uksed ja neid paneme ette, mis on lõpuks et oleks laeni ja siia äärde ostame ka siis plaadi, nii et proovime natuke ise teha. Ja ühe asja paneme välja. Ja see on siis meie ülemise magamistoa, mida Elli? Garderoobikene. Tume siin hetkel on. Ühesõnaga selline ta näeb välja. Siia ei tule uksi, see ongi niimoodi mõeldud siia tulemise, kuna see on garderoobi nurk meil seal, siis siia me nagu eraldi tellime siuksed klaasuksed ette, et sa lähed nagu astud siia sisse ja siis on sul see garderoobi nurgakene. Ja see läheb meil siis ülesse. Nii et jah. Ja see on reaalselt 800 eurot ja 400 eurot on 1200 eurot. Ja esimene pakkumine tehti meile mingi 6 tonni. No alleluuja, ausõna. Nii et need tellime nüüd ära ja siis on jälle üks asi paigas või? Jah. On ju? Hakkab looma vaikselt. Jep. Ise veel sees ei ela, aga on varsti kuuriided panna. No halleluuja. Ma katsetan siis seda maskikest ära, mida ma endale ostsin. Igal juhul ostsin selle LED maskikese endale ja tellisin siis ja nüüd ma katsetangi ära. Siin on mingid erinevad režiimid, on ju, siin on mingi põletikuvastane, nahk on noorendav, on ju, nahk on mingi ühtlustav ja nii edasi. Ja kuna ma ei tea, ma olen nagu mõelnud, et võiks nagu veel ekstra rohkem hoolitseda enda võib-olla näha eest ja ka nagu muude asjade eest, kui lihtsalt mingi trenn ja toitumine, on ju, et ka igasugused muud enda hoolitsused rohkem nagu võtta teemasse. Nii et selline ma nüüd olen. No nii, ma olen tulnud trennis päikseprillid isegi peas lastud olla, sest et tegelikult ma trenni täna ei tee, mul ei ole trennipäevaks plaanis, sest homme tuleb üks raske trennipäevkene igal juhul, aga ma tulin Spartasse ikkagi, sest et paks võttis mu peale, me lähme pärast isa juurde, tal on täna soolaleivapidu ja tal on ikka väike trennikene, nii et siin ma olen ja meid on veel päris palju siin tiimist, kes meil on muidu, kellega me siin koos oleme trenni teinud ja fitness challenge'id. Ehk siis jah, päris lahe ja kusjuures siin on Karolin ja Mati, kes siis ka meie fitness challenge pundis on olnud, siis nemad tulevad ka homme on Keilas Hyroxi läbitegemise, ma ei tea, üritus, võistlus, mis iganes siuke nagu veits for fun, mitte mingi mega suur tõsiselt võetud võistlus ilmselt, aga nagu jah, ühesõnaga nii, et tuli välja, et nemad tulevad ka sinna ja meie lähme isaga tegema paari, kui ma muidu Hyroxi võistlustele on ju lähme Kenniga paaris, siis homme lähme teeme koos isaga, sest Ken läheb homme tööle. Aga nüüd tuli välja, et siin on veel inimesed, kes lähevad, nii et väga tore. Nii, kell on 11:30 õhtul. Tuleme soolelööva pealt, kes täna koristajad. Vaatame nüüd, kui puhas meie korter on. Vaata aknaid. Aknaid just vaatasin, jah. Tõsiselt puhtad ikka. Kui meil ise väga palju arvugi, aga. No diivanil on pleedid pandud. Oih, teeme kohe see mustaks kõik. Kööki peaks minema võib-olla. Vaatame kööki kohe. See on kõige. Vannilüba ka, ma arvan tegelikult. Kõige parem teha. See on nii pime. On jah. Aga jällegi Ahju peaks vaatama. Kuidas nagu akreid nii puhtaks saab? Ma ei saa aru. Nad olid nii mustad enne. Ahi. Loogis on mingi nii pime. Nii pime, jah. No ütle, et on puhas. Aga no ahi on clean ikka sellest tõesti. Külmkapi pidid ikka puhtaks tegema. See pole süüagi, aga. Ja, on puhas, noh. Jah. Ei no ikka cleanim, kõik vaata seda tegelikult siit. Siin olete mingi pläga, vaata. Jah. Alt ilmselt. Tegelikult on ikka. Need seinad ka, vaata, need lähevad meil tegelikult siit täiega selle auruga legaseks. Jah. Vaata, on venni tuba ka. No jälle. Vaata neid klaase mõis ka. Täiesti
Need klaasid on küll ikka mega, ma ei taha duši allagi. See on nagu tutikas klaas. See ka vaata. Aga ta läigib täitsa ikka, jah? Ossa! See asi pole kunagi läikid seal. See on küll puhas tõesti. Hea töö, noh. Silt alt vaata, kuhu me väga kaugel tead, ma nägin üks päev oli metsus ja seal olid ämbliku võrgus. Reaalselt. Sinna alla on suht tüüta minna. Ei ole kunagi sealt puhastada midagi. Vaatan magamistuppa ka. No muidugi siin kõik need klaasid ka, no paistavad täitsa läbi. Oi, noh. See ju ei tea, vaata, mis te Siimuga möllasite, siin panite mingi lappa. Loodan, et see vlogi peale see pask ei tööta. Ma ei saa aru, miks te pidite tegema siin mingit lollusi. Ma ei saa aru, mida te krakkusite. Hoia seda peal lihtsalt, ma näitan. Hoia peal. No jällegi aken on nii... Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Kas pean tegema... Nurgas on tolmu pole nurkadest maas või? Kas pean tegema nagu before video? Aga igatahes on puhas, no. On. Super. Palju maksma läks? 190. Särav puhastus. Ei olnud reklaam, ise maksime, aga asjalikud olid päris käpid. Taas on õppena nüüd. Ma ei saa. Haige. See on nii haig. No, disko. Pane. Nüüd jäi. Nüüd jäi kinni. Mis on? Ma leidsin veel ühe asja, mis tehti. Mine etsu. Tõsta poti igas ülesse. See on kogu aeg puhas ju. Mis teistmoodi? Kuidas see kaane korda tegi? Ma ei tea. See on mingi ehitusmehed ka. Ma ei saa aru. Ära väga kanguta. Töötanud ju. See oli täiesti lahti enne. Nüüd paneme nii ja rohkem ei kanguta ka. Kuidas see võimalik on? Ma olen üritanud seda korda teha, nii et olid mingi 2 koristajat ja tegid selle korda ebareaalne. Ehitusmehed koos veel. No nii, kella mingi 9:30 hommikul laupäeval. Mõtlesin, tulen teen paar tundi tööd ikka. Perit magas nii sügavalt, et ei hakanud äratama teda. Muidu oli plaan, et ta toob mind tööle autoga ja toimetab autoga tänapäeval, aga ei hakanud üles äratama. Tõin tõuksiga, kuna objekt on nii lähedal. 15 pinti sõitu kodust. Seal on objekt praegu 8. korrusel. Ei hakka rohkem näitama, ei taha jälle trahvi saada. Igatahes nõudame tööd natukene. Hello! Okei, täiesti kohutav nurk, igal juhul. Ma olen roolis võtjal punane tuli, aga ma ei jõudnudki eile rohkem midagi vlogida, täiesti ununes lihtsalt ära. Aga täna nüüd meil on ju laupäev kell 12:42 ja ma sõidan Keilasse, sest et meil toimub seal Hyroxi võistlus. Ja vaatame siis, kuidas me täna Papsiga koos siis teeme seda Hyroxi paari. Let's go! Läheb, jooks! With Premium, you get to focus on the music. Explore a vast catalog of millions. Saa ju jääda alla, kui sa lähed ees. Väga tublid olete, palju õnne. Kui loomulikult ei sobi, siis võite maitse ära vahetada. Või maitse ära vahetada, tubli, palju õnne. No nii, laupäeva õhtu. Mingi 5:30 tõin jooksma, sest esiteks pole täna trennis käinud kordagi ja veel vähem pole jooksnud peale maratoni. See on siukse
teistsuguse jooksu. Iga mingi 2 kildi tagant teen 20 kätekat. Et saada natuke jõutonniga siia nädalasse. Proovin jooksuga saada kokku 100 kätekat. Okei, korraks kõnnin siin. Aga rääkides sellest jõutrennist ja trennis mitte käimisest see nädal, siis sellega on mul lugu üks rääkida, millest ma see nädal aru sain. Ja see on rohkem siuke meestele mõeldud. Aga igatahes see nädal ma tegin 2 päeva järjest tööl, tegin 12 tundi tööd. Lihtsalt pingutada rohkem, raha teenida rohkem selle kodu teema pärast. Ja see pälvis sellega, et see oli ilmselgelt nagu millegi arvelt. Ja tänu sellele ma ka mitte kordagi sinna trenni jõudnud. Sest ma inni väsinud, läksin koju, tunnike ja olin, sõin ja kohe magama. Ja millest ma siis aru sain, oli see, et see pikad tööpäevad ja raha teenimine ja need, kus teed siukseid päevi, siis sa trenni ei jõua, sa lähed koju, sa ei viitsi kellegagi rääkida, naisega ei viitsi rääkida, tahad olla, tahad vaikust ja ilmselt, kus ma selle jutuga jõuda tahan, ongi see, et tuleb päeva näha muidugi, tuleb raha teenida, tööd teha, pingutada elus, et kuhugi jõuda. Aga selle arvelt on kodus, teemad sassis, selle arvelt trennis ei käi, et oma pead selgelt hoida ja keha vormis hoida ja terviskorras hoida, siis raha ei ole midagi väärt lõpuks. Et tuleb see balanss hoida, et jätkusuutlikult kõike teha. Ja ongi, kui sul kodus pole kõik korras ja kui kodu ei ole see koht, kuhu sa tahad tagasi minna ja olla, siis midagi valesti. Õnneks Berit on mul inimene, kes laseb mul nii tööd teha ja teha oma asju. Aga kõigil ilmselt pole niimoodi. Ja ilmselt mul ka varsti oleks, kui kogu aeg teeks siukseid tööpäevi ja peale tööd läksin selline nagu ma siin palga olin. Nii et otsiga balansi õus. Hei! Kuidagi täna peale seda Hyroxi võistlust lihtsalt täiesti meelest läinud ülejäänud päeva vlogida. Mis tahad? Vaiksemast on äkki või? Ja... Okei. Ühesõnaga. Ja kuidas meil läks, siis oli... Tegelikult läks okei, ma tõmbasin ennast algul natuke liiga läbi. Ma kuidagi tahtsin liiga... Kuna paps ikkagi jõuab palju kiiremini osta, siis ma ikkagi panin seal veits ka kuidagi tempot, et natukene ikkagi algus oli nagu liiga hookne. Mina jõuan kiiresti osta. Ja sina ka jõuad kiiresti, sa oled nii tubli. Lihtsalt nagu paps natuke jookseb kiiremini. Ta jookseb natukene. Sa jooksid ka minust väga palju kiiremini. Igal juhul ja siis... Ja, ühesõnaga... Hinda englid. Ma ei tea, sa oled siin niimoodi. Ühesõnaga, et alguses olnud liiga raske, siis pidi veits võtma tuuri maha, siis paps vahepeal seal jaamadest natukene panustas rohkem. Aga siis tuli välja ka see, et me tegime kelku nii palju rohkem, ma ei tea isegi, kuidas see nagu võimalik on. Me teame, et tegelikult kelku peab tõmbama ja lükkama 50 meetrit ja seal oli siis 4 otsa ja me lükkasime kelku 8 otsa, ehk siis 100 meetrit ja me tõmbasime kelku siis 7 otsa. Tegelikult tõmbas isegi isa, ainult isa tõmbas ju. Ma ei tõmbanud mitte ühtegi kelku otsa. Lükkasime mõlemad, aga tollel ma olin nii läbi korraks, siis kuidagi väga raske nagu oli. Ja siis ma sain seal puhata, isa tõmbas 7 otsa nagu. Ühesõnaga, jah, aga sealt edasi juba... Oi! Väike kloksuke, vabandust. Tegelikult oli äge, selles mõttes mõnus pingutus ikkagi ja kuna me 2 nädala pärast lähme Riiga ju võistlema koos, siis ühesõnaga oli hea tegelikult teha veel läbi seda
ja jah, lõpus tuli aeg 1:10 midagi, aga kuna me tegime neid kelke nagu nii palju rohkem, siis ilmselt tegelikult 4-5 mintsa maha. Kenniga me tegime eelmine kord 1:12. Aga me läheme ka tunni tegime. Unes nägid seda välja. Aga ma arvan, me läheme Riiga tegema ka ikkagi alla 1:10. Peame tegema. Okei, tegelikult vaatame. Ühesõnaga, peale seda ma tulingi koju, ma sain sõbrannaga kokku. Sandraga siis käisime, kõndisime, jalutasime veel 7 kilomeetrit otsa, siuke mõnus väike taastuv jalutuskäik. Või noh, tegelikult suht korralik kõnd, me väga isegi ei jalutanud päris normaalse tempoga. Ja siis Sandra juures põksusin veel paar tundi ja jutustasime, me ei olnud nii ammu näinud, nagu nii tore oli jutustada ja olla väga mõnus. Ja siis tulin koju ja nüüd me vaatame Eurovisioni. Nii igav. Nagu veits igav on vaadata tõesti, kui ei ole nagu Eestit finaalis. Isegi kui mingit head kohta ei saa, ikka on põnev vaadata, kui Eesti on ka. Aga selline on tänane lugu ja homme on meil vaba päev ja meil ei olegi veel üldse plaani. Nüüd, mis me teeme homme? Ma ei tea, läbi madratsid otsima. Unekodu on kinni. Tahtsime minna ühte poodi, kus me saaks voodit ja madratsid vaadata, aga see on kinni homme. Nii et me ei teagi. Peame mõtlema, vaatame, mis saab. Yes. Mis me otsima tulime? Me otsime seda, mida me juhuslikult head leiame. See võib olla diivan, see võib olla söögilaud, see võib olla peegel. Miks mitte ka diivanilaud. Midagi, mida me leiame, mis meile väga meeldib ja mis on hea hinnaga. Hind on väga oluline. Me oleme nii palju asju ostud, et me nüüd juba oleme väga hinnakriitilised. Sa vaata seda, see on nagu istuksid Rolls Royce'is tagapingil. Vaatasin, mingi šampanjad tulevad siit välja. Šampanja, see on nagu Kuule, see on päris pehme. koera joogikaus. See on isegi päris mõisa. Siuksed lauad ja... Ma tea, miks diivanilauda? Me pole diivanilaua peale üldse mõelnud. Mükast me tahame. No siin on üks. No, võtame selle. Ära pane jalgu kvartsist. Ma mõtlesin, et olin tõsinast kodus. Ei, aga selle peale me tõesti pole veel mõelnud. Tume, ma arvan, võiks vist olla. Ei tea, kui ta võtab. Võtsime potentsiaalse köögilaua. Ovaalne, väga sarnane trepiga. Ja pikendatav. Saab selle keskmise. See ongi pikk, see keskmine osa. Ja, see on pikendatud hetkel. See on mõnusalt pikk ja mitte liiga suur ka, et ei võtta ruumi väga palju ära, aga sellel on potentsiaali. Aina mõtleb, see tähendab head. See on täitsa potentsiaalikas. Tooli on näinud pääs ja neid toolid mulle meeldib. Testime siis, kuidas selle laua taga süüa on. Kus sa oled? Otstas. Tule, näi. Kuidas sa sööksid siin? Meeldib sulle? Ma ei ole kindel selles ovaalses üldse. Minu arust ta tekitab väga nagu suure kujuna. Natuke nagu... No nagu... Käsi vaata ei saa toetada nii mugavalt siia äärtest. Pitsi kokku lüüa. Palju õnne kõigile. Sõdele. Võtab lauaruumi veits ära. Minu arust ta annab juurde just. Teeb ära. Ei, vaata... Võtab nurgad maha meid ju. Jaa, aga sa saad panna 1 koht, 2 kohta, 3 kohta, 4 kohta, 5 kohta, 6 kohta, 7 kohta, 8 kohta. Saame 8 sõpra laua taha panna. Nii pikk laud ka 4-kandiline, ma saan ikka panna. Saame 5 last teha. Okei, siis ostame. Ostame ära. 5 last. Ostame 5 last endale või? Ei tea, kas ostame. Meil on vaja... Paneks ta ikkagi ju kodus nagu väiksemaks teeks. Kindlasti. Ma tahaks katsetada, mitte ta näeb välja, kui ta väiksem on. No kujuta ette, noh. Ma ei saa. Nagu toda kohta pole. Ma ei saa niimoodi, ma tahan näha, sest praegu ta on pikalt ilus ovaalne, muidu ta on veidra kujuga. Minu arust on niisugune kompaktne ja mõnus, noh. Praegu ta on ilma selle keskmise paadita nüüd. Meil ühemast. Kustooli oska korraga nii palju. No esialgu küll. Näeb nagu palju välja. Esialgu on 6 palju, noh. Aga nagu saame juurde osta 2 tooli.
ma ei usu, et see probleem on. ei tea üldse, kus me kahekesti nii hullult pabistame 6 tooli pärast. No seda ka, on ju. aga no meil käivad külalised, siis on vaja tuua. Ma ei tea, mulle meeldib. miks lauakatted tulevad ka? No eks siin on juba näpitud ka seda mingi pikka aega, noh. Ma ei tea, mulle meeldib. aga peakski päris toolid põletama. nii, mulle tundub, et mulle meeldiks, ma rääkisin, vaata, et trepi kohale tuleb meil üks lamp, siin on nii kirju, siin ei saa midagi aru, aga see sama ümmargune, mis ripub nendega alla, 3 tükki, mulle tundub, et see olekski äge sinna trepi kohale, see väga sobiks meie kodu vibe'iga. ja see maksab 70 eurot. See on ju kuidagi illegaalselt odavne. väga okei. või no väga hea hind. aga me praegu veel ei osta. See ei ole prioriteet hetkel, aga siiski ma arvan, et see oleks hea. Me leidsime vist mingi poe, kus on nagu hindadega väga kehvasti seis, noh. rullid on puudu igalt poolt. Peerik küsis, mis sa arvad, palju see vaip maksab, et see oleks väga ilus. Ma ütlesin 5 sotti. Või tegelikult on 69. 70 euri. 2 korda 2,8 meetrit, 2 korda 3 meetrit. Me tellisime Temust sama suure ja isegi seal oli kallim. 60 vist oligi, jah? Väiksem oli toga natukene, mitte nii suur ei oleks. Aga see on tõesti, Jumal ilus vaid. tõesti fantastiline vaip. Ma ei tea, vaata. Ei no, mis pehme, no. Aga ei ole nii. No jaa, aga see Visuaalselt elutõppe sobiks. ongi mõnus, ta ei ole nagu liiga karvane ka, et ta ei ole nagu sitt, nagu ta kogu mingi paska kokku, noh. No mine pikali korraks peale. Võin või? Mine. Ma tulen ka. Mis asi siin all on? Äkki see kukub läbi? Ken see kukub läbi? Ära sina tule! Tule! Sa ütlesid, et lähme. Koos, noh. Palju ikka koos vaiba peal olla. Ma ei tea, mida sa teed. Mine siit. Ma ei taha minna. Aga meeldis. Miks ma üldse, me ei ole vaiba peal üldse põrandal pikali. Aa, no tegelikult ei ole, jah. Aga seisa siis peale siis. Seistud. Aga see on veel. Ei, liiga väike. Sama kallis. See tundub täiesti uskumatu praegu. Täiesti crazy hind, noh. Näiteks me peaks ikka ära ostma või? Ma arvan, selle peaks panema esikusse. Algul me mõtlesime, et need ei ole üldse prioriteedid. Nüüd tahaks ikka lampi ja tahaks ikka vaipa. Aga need on ju odatud. Aga söögilauda me ikka praegu ei ostnud. Sest mõtlesime, et see ei ole prioriteet. Ja... Aga ma vaip pole kindlasti rohkem prioriteet söögilauda. Ei, no aga see on see üks hinna. See üks nädal on söömata lihtsalt ja saab vaiba osta. Kas oled nõus natuke vähem sööma see nädal? Vaiba ostan mina, söögi ostad sina ju. Mis sa spoilid siin? See ei ole tõsi. Mida? Niimoodi käivad need asjad. Ei, see on ilus vaip tõesti, noh. Okei, mõtleme. no nii, me eksusime vahepeal IKEA-sse ära. Juba tegime siin pool tiirukest ära ja nüüd tegime söögipausi. Ja ikka klassikaline lihapallid, mis on Kiievi kotlet, salatit, taimikook. Ma tahtsin proovida, siin oli mingi suus sulav šokolaadikook, see reaalselt maksis 1 euro. Ma räägin nii palju rahast, ma rääks nagu mingisugused vaesurid igal pool, kogu aeg odavaid asju, ainult hästi odavaid asju. Igal juhul makroon ka, see oli ka 1 euro, ehk siis need mõlemad olid sama hinnaga. Igal juhul ja tisu ja vaatame siis edasi. See on raske nagu ette kujutada, kui kõik valmis ei ole. Vaatame peegleid praegu peale, meil on alla vetsu vaja peeglit veel ja üles vannituppa ka. No vannituppa on vaja, esikusse ka jah, läheb valgusega, aga alla läheb ilma. Ja siis me vaatame. Aga ma ei tea, ei ole midagi väga head. IKEA-s tegelikult üldse siin. Midagi nagu superägedaid asju pole leidnud, me oleme juba omadega peaaegu lõpus. Kas klambrikaus ja liiul paigas oleks, siis nagu saaks nagu paremini. Hoomaks paremini, jah? Jah, et üldse, kuidas see kraaniga osta jääb, siis nagu ruumi. Jah, seda küll. IKEA tiiruka saab tehtud. Ma arvan, meie mööblipoe tiirude päev läbi. Midagi lõpuks ei ostnud, aga leidsime potentsiaali ikka köögilaua, vaiba, Lambi. trepilambi. Kui siin videodes võib-olla tundub, et meil on nagu meil ei ole tšekki. rahakott. Me ei saa välja. Oota, kus me saame?
kui seal võib-olla videodest on tundnud, et meie rahakotid on põhjatud, siis see tegelikult nii ei ole. Et tuleb natuke prioriteete panna paika ja mida enne kõige rohkem vaja on. Praegu on vaja tegelikult marratsite voodit enne söögilauda ja vaipa võib-olla. Et mingi pudipadi, jah. See pudipadi ka ikkagi lõpuks maksab nii palju, vaatad küll, et ohku ja ilmselt lõpuks on ikka raha läinud. On ka järgmine kuu aega. jah, kõigepealt ikkagi võiks magamisaseme endale muretseda koju. See kuu on ikka omajagu juba shopatud. hakkama pandud. jah, no kodu peale shopatud siis jah, mitte nagu niisama shopatud. Siin on veel köögi kulu tuleb siin kuu lõpus. jah, köögi teine pool tuleb maksta veel nüüd see kuu. Ja ühesõnaga, praegu on nii. Hindamisakt on vaja maksta ka. Hindamisakt ka, jah. 460 eurot. Uskumatu ikka, mis asjad maksad hindamisaktid. On ju 5 sotti paned hindamisakti peale, kujutate pilti. Crazy. Pank tuleb laenu on. Crazy. Tuleb väga ootan. Aga noh, mis on? Või mis seal ikka? Oot, aga nüüd, mis me teeme koju või? Poodi, toidupoodi. Toidupoodi, jah. No nii, sa oled jõudnud video lõppu, seekord tõesti sai pikem vlogikene, aga ma loodan, et sulle meeldis, et sul oli huvitav, et sa tuled siia tagasi ja kui sa tahad veel saada sisu ja tulla siia tagasi, siis pane meile like ja pane subscribe ka, me väga tõesti hindame seda ja me oleme väga tänulikud selle üle ja siis me teame ka, et toota veel ägedat sisu just sulle. Nii et aitäh sulle ja näeme järgmine kord, tšau!